Ma hakkasin hiljaaegu kuduma ühte tekki ja siis seetõttu ma otsisin internetist ringi igasuguseid mustreid, igasuguseid kudumismustreid ja heegeldamismustreid, siis ma ei suutnud veel otsustada, kas siis kududa või heegeldada ja siis sattusin inimeste lugude peale, kes olid kudunud mingisuguse teki näiteks oma emalt saadud mustri järgi või siis oma vanaemalt saadud mustri järgi ja kes olid põlvest põlve kasutanud mingit kirja või mingit mustrit. Ja see oli kuidagi hästi armas tunne, sest et ikka on kena kuulda, kui mingi asi liigub põlvest põlve. Kui mõni muster liigub põlvest põlve. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et iga mustriga tegelikult nii ei ole. Muster tingimata ise sellest süüdi ei ole. Aga see, mida me mingite mustritega teeme, on hoopis teine asi. Et mustrid võivad olla ka inimeste käitumises, sellest, kuidas nad asjadele reageerivad. Me võime olla hästi ilusti oma lähisugulaste moodi, aga ka natukene hirmutavalt teinekord. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et oskaks kõiki neid mustreid lugeda. Et kui me oskaksime neid mustreid paremini tähele panna, siis võib-olla me saaksime need mustrid kuidagi, ma ei tea, kas paremaks kududa või vähemalt me saaksime nendega midagi peale hakata, kui me neid oskaksime paremini lugeda. Uue värvi valida. Jah. Mina mõtlesin, kui ma täna siia tulin, siis ma mõtlesin selle peale, et kui meil see lavastus, kui sa tuled Tommul Lilli, sai valmis peaaegu et pool aastat tagasi. Ja peale seda on mul olnud väga palju kummalisi kohtumisi inimestega, kes on seda lavastust näinud ja nad on jaganud minuga, miks ja kuidas see neile korda on läinud ja kuidas neid on puudutanud. Ja siis mul meenus üks seik, mis ma arvan, et jääb minuga tõesti kuni minu elu lõpuni. Ja see oli täitsa meie esietendusel. Kui me olime ise istusime Lauraga ka saalis ja etendus oli, see oli esimene etendus koos publikuga. Etendus oli lõppenud ja siis enne aplausi tekkis vaakum. Täielik haudvaikus, mis kestis hea mitu sekundit. Ja just see vaikuse vaakumi hetk oli see, kus ma sain esimest korda päriselt aru, et need inimesed seal laval, need lood, need samad mustrid, mida meie olime nagu oma hinges kandnud ja nendega tegelenud koos näitlejatega kuid ja kuid, läksid tõesti nendele inimestele, kes seal saalis olid, sama palju korda kui meile. Vaat seal vaakumi hetkes mulle tundus, et ma sain sellest aru ja ma mäletan siiamaani seda tunnet, kui eriline tunne see oli. Ja need inimesed, kellega ma hiljem olen kohtunud, kes on käinud esimest või teist või 5. etendust vaatamas, nad on minuga kuidagi sõnades jaganud üsna seda sama tunnet, mida mina tundsin seal vaakumis. See on selline eriline üksteisest arusaamine ja nendest lugudest arusaamine, mida seal lavastuses räägitakse. Ma olen hästi tänulik selle eest, et meil oli võimalik seda lavastust teha. Ma olen tundnud sellega seoses tohutut tänulikkuse tunnet. Tänulikkust nende inimeste suhtes, kes meile oma lugusid jagasid. Tänulikkust nende suhtes, kes on käinud seda vaatamas. Ja väga-väga suurt tänulikkust selle trupi suhtes ja sinu suhtes, Liis, et me seda koos tegime. Jah, ma olen suga täiesti nõus. Ja ma lihtsalt loodan, et neid inimesi, kes sellest kõigest osa saavad, saab olema iga etendusega järjest rohkem ja rohkem. Sest need lood, mida nad meile on rääkinud pärast etenduse nägemist, on olnud lihtsalt niivõrd hinnalised. Nii et aitäh! Aitäh!